tere, täna on 3. detsember. Mis päkavik tõi? Ei mitte midagi. Ma ei tea, mis see kell on praegu omajagu. Mis sa tead, mis kell on? 10.54. Kell on 10.54, teen ruttu näo pähe, sest meie lubasime lastele, täna me läheme Skyparki, mis on sellepärast täna võimalik, et meil on suurematel lastel on täna mingi koduõppepäev, ehk siis nad said kodus mingid ülesanded, lihtsalt mingid lehed, mida täita. Ja siis me mõtlesime, et seal Skyparkis on muidu õhtuti on palju rohkem lapsi. Et tegelikult oleks kavalam käia ära päeval. Ja siis mul on vaja endiselt Ülemistes käia, siis mul on üks pakk vaja sealt ära tuua. Ja siis meil on tegelikult mingid toimetusi väljaspool kodu omajagu, aga samas on ka toimetusi kodus väga palju. Aitäh kõigile, kes kirjutasid mulle selle külmkapi haisu probleemiga nagu reaalselt. Ma ütlen ausalt, see ajab mind juba hulluks hüsteeriasse. Ma ei saa niimoodi elada. Väga paljud pakkusid, et selle sisse ehitatud külmkapi seal kuskil taga on mingi anum ja sinna anumasse umbes, ma ei tea, lekkinud midagi või tilku mingi toitu või mis iganes. Ja päris paljud ütlesid, et neil oli sama asi ja siis nad võtsid külmkapi välja ja siis said sellest haisust lahti. Ja ma ütlen teile ausalt, kui ma sellest haisust lahti varsti ei saa, siis mul läheb halvasti juba. Ma pean köögi ära lammutama muidu. Nii et kohe, kui meil tekib nagu sekund rohkem aega, siis ma palun Märtenil kuidagi see külmkapp sealt välja sikutada. Somehow. Aga ütleme nii, et see ei ole praegu prioriteet number 1. Kuigi iga kord, kui ma kööki astun, siis ma tunnen, et see on prioriteet number 1, sest et see ei ole normaalne. Ja ülipaljud ütlesid, et see võib olla mingi surnud hiir või midagi. Mul on selles suhtes raske seda uskuda, sest et surnud hiire lõhn või hais peaks ju ajaga minema nagu lahjemaks. See läheb hullemaks, nii et ühesõnaga, ma panen valmis ennast. Tuppa ta läheb, no see selleks. Aga teate, ta on ostnud endale kiiktooli. Ning täiskasvu korral on see tavaliselt teile täiesti tasuta. Meie lähme nüüd lõpuks siis, kuhu me läheme? Läheme Skyparki ja. Nii et, ja siis vaatame, läheme sõidame Skywheeliga ka või? Lähme vaatame taevasse, on ju. Emmega tuleb. Nii. On see väga normaalne. Tuleb. Ma tulen ju. Retro tähendab vanaaegne. Nii, kes on valmis hüppama? Hei, mina tean. Mis sa näed parkudel ma siia ära? Jah? Ikka. Ole teada. Ready. Oled aina teles. Ma käed asuvad. Aina tead. Vaat nii. Näed, see on suhtumad. Aga siia tuleb. Lihtsalt pane see AE. Ma ütlesin 2 täiskast. Mina ja Märts. Kummad sulle meeldivad? Need. Roosad näiteks. Roosad. Aga sa saad aru. Sa ütlesid, et sul on ükskõik. Ei ole. Ei vaata. Ei vaata. Hüppu peale ja proovi. Või hambad koos ja hüppa.
mulle meeldib see, et kui lapsed on juba vaata, kui ta väiksemad, siis ei saa seda teha, aga praegu, mis vanuses nemad on. No okei, jooksed siin natuke ringi ja siis mingi hetk saad maha istuda, omi asju teha ja nemad saavad edasi hullata. Ma käin siin väga tihti tegelikult lastega, sest et see on niisugune hea ajaveetmisviis. Nad on alati läbi pärast, aga ohtlik on alati see, kui ma olen õhtuti käinud, siis pärast on ikka autos nokkus lihtsalt. Ja ongi see, et neil on see kööginurk siin, söövad alati midagi, lüristavad. Ja meie lemmiktegevus on batuudil tagaajamine. See on alati favorite, mitte minu favorite. Ma ütlen, siin on üks kõige ägedamaid vetsusid. Kui kunagi nüüd keegi juhtub mu raamatut lugema, siis ma ütlen, et see on inspiratsiooniks. Muld. Jah. Kuule, aga pissi ära ja siis me läheme päris sinna ilmaratta otsa. Näed siin otsa. Neli kõrrejooki. Uuga, sa ei taha juua või? Kruusiga või siis? Topsiga. Mida? Kõike saab võtta. Ma enda sunnisin mingi alla. Uksest lähme ja? Aga sinna üle. Jaa, sinna üles lähmegi. Ma juba eile sõin infot. Oi, kui armas. Jesus, vaata kui hea ma välja nägin. Oo, aitäh sulle, Mari. Keerutab ainult 2 korda, aga kunagi. See on nii hea. Jaa. Very fancy. Põnev või? Kohe hakkame sõitma. Ma ei taha taevast kukkuda alla. Ei kuku kuhugi. Mari, sa teed ka contenti või? Üles läheme, siis saate püsti ka tõusta, see on väga huvitav. Issand, ma ei taha taevast kukkuda alla. Me ei Mis need autod on? Vaata nüüd, kus me sõidame. Üleval. Kohe oleme või? Vaata, kui autod sõidavad, vaat see. Ma nagu ma kukuks. Okay, that's enough of filming now. No vaadake, kui kaunis on meie kodulinn. On väga ilus. Vihmane. Vihmane küll, aga... Vihmane, aga tore. Nende unustas selle ära, et need ütles, et ta on Elevilt tulla siia ja mina unustasin ära, et mida ma tahtsin siin öelda. Davai, mis lõpuks näite, et sa oled nagu. Nii. Nii, uksi, lendu. Nii, oota, laske Hugoga järgmisena, ta on pisike. Hüppa nüüd, hopp. Jah. Äkki jõuluvana jättis enda. Jõuluvana jättis saani siia või? Jah. Aitäh teile. Nii. Ei tee. Jaa. Pitsat on kanana, mis siit päris pitsat. Passi. Ka just pitsat. Siit. Võtan. Tule. Pärast. Nii, nüüd on kõht täis, söömas käidud, mängimas käidud, vaaterattal käidud ja ma kiirelt võtsin ühendust Sky Pargiga, kui me siin olime. Ma küsisin, et mul on vlog, kas me saame midagi vlogi vaatajatele välja loosida ja mul on hea uudis. 2 inimest, kes siin alla kommenteerivad, võidavad siis endale perepileti Sky Parki ja perepileti sinna vaaterattale, nii et kommenteerige aga. Aga palju kohvikutega. Aitäh! See on ikka nii hea, et mets. Ma ei ole siin plaasas nii ammu käinud. Vanasti siin oli ainult kino, aga nüüd siin on pood. Ja meil on vaja osta natukene raamatuid. Siin ma Apollos ringi vaatad, siin on igal pool kirjas kingiks. Hea sõna. Nii et loomulikult sellepärast me siin olemegi. Meil on mõnda kingitust vaja jõuludeks ja vaatame natuke ringi.
ma ei saa praegu öelda, kellele ma siit kinki valin, aga eks te varsti saate teada. Aga ma lihtsalt mõtlen, et mõndade raamatutega ma olen juba tuttav. Näiteks, kes ei ole Yes sarjaga kursis, ma soovitan soojalt, need on üliägedad, mina tellisin enda oma lausa eeltellimusest kunagi. Ja Merilin Mandelil väga toredad raamatud, eriti lapsevanematele ja noorte tiinekate vanematele ja täiskasvanutele ka. Teate, ma pean omalt poolt ütlema, et vanasti, kui ma Apollos käisin, siis igasugused need numeroloogia ja müstika ja taroskoobid, horoskoobid ja kõik selline, see oli alati see sektor, kuhu ma läksin vaatama, millest siis kirjutatakse vahepeal. Aga praegu ongi see, et kõik selliste lillade siltidega ongi nagu jõulukampaania aeg ja see on 29. detsembrini siis. Ja neid valikuid on päris kihvte siin. Ma ütlen ausalt, mulle väga meeldivad ajaloolised raamad ja autobiograafiaid. Ja kunagi oli siis Koba apokalüpsis üks raamat, mis rääkis ka nii-öelda siis Stalinist, kuidas ta oli terrorist, kuidas nad panku röövisid, kuidas ta üldse võimule siis tuli, eks ole. Ma vaatan, et nüüd on ka tehtud siuke asi, Stalini sõda. Mina olen neid Kalle Klandorfi asju enne ka lugenud, mulle isiklikult meeldisid ta kirjutised. Aga see on nüüd mingi uus asi tal jälle, Eesti eluaegsed. Aga ma pean ütlema, et ma olen sellisest vaibist nagu üle saanud. Mind ei huvita enam siuksed asjad. Mu ema rääkis mulle sellest raamatust. Tean, et see ei ole kõik uuem, aga... No see on praegu edetabelite tipus ka muidugi. No, see tuleb mulle. Ma olen nagu Merilin Mandeli isiklik promootor, aga meil on see raamat ka kodus. Jällegi sobib ideaalselt kõigile, kellel on siuksed väiksed lapsed kodus. Väga lihtne viis kõike seletada. Tore, noh. Ja siis laseme lastel selle järgi süüa teha. See on küll päris kihvt asi. On ju tore? Nüüd mis on vahva. Tukili. Siin on selline osakond on nagu TikTok made me buy it. Ja TikTokis on väga levinud BookTok, kus siis inimesed jagavad neid raamatuid, mida nad loevad ja siis siin on soovituste peale. Ja. Mina tegelikult armastan lugeda inglise keeles, sellepärast et inglise keel on kuidagi rikkalikum minu jaoks. Ennustamise sõnaraamat, saad sõru, praegu kõik hakkavad ju ennustajateks. Väike Liisa Kopikas kuluks alati marjaks ära ja kui selle hinnaks, uue äri hinnaks oleks ainult 13,99. No mis seal siis on sees? Ma eeldan, et kuidas ennustama hakata. Nii et kui ma varsti näete nõid maljud kuskil reklaamimas ennast, siis teate, et selle ma ostsin ära. Ja loomulikult mul on seda raamatut vaja. Kes veel ei tea, siis ma alles hiljaaegu alustasin investeerimisega. Ma ei ole veel miljonär, ma olen väga kaugel sellest, ma olen kohutavalt kaugel sellest. Aga võib-olla kui ma selle läbi loen, you never know. Eesti eluaegsed. Ma just rääkisin sellest muideks. See tundub huvitav. No mind ei huvita, ütlen ausalt, ma seda just rääkisingi. Mind huvitavad väga siuksed asjad, muidu me ei oleks praegu siin. Tore uudis ka, et 6. ja 7. ehk siis sellel nädalavahetusel ma soovitan lastega tulla siia Plaza Apollosse, sellepärast et siia tuleb jõuluvana. Ja kõik lapsed, kellel on luuletus peas, saavad siin ka kingituse jõuluvana käest, loomulikult raamatu. Nii et õppige luuletused pähe, lennake laivi, siis on siin natuke pikem abemaga jõuluvana. Mulle meeldis see, et Malli ütles just, et vaata, kui ilus siin Rotterdamis on. Ma ei käi siin tihti, okei. Aga Kuusk on ilus. Kuusk on ilus. Tegelikult käime kiirelt Kalevi poest läbi ja siis koju, sest et meil on kodus veel väga palju asju vaja teha. Vaadake. Tahtsin just näidata, et kõik jõulutootud -30%, aga... Läks eest ära või? Läks eest ära. Siis on nii. Ma ei suuda uskuda, et kell saab alles 3 kohe 1 minuti pärast. Ja me oleme täna käinud Skypargis, Apollos, Arvutitargas, Kalevi poes. Ja nüüd lähme koju, sellepärast, et meil on kodus ka mingi pakk tuuakse meil ära, peab mingi tööd tegema veits. Palju tegelikult. Ma jätan ta autosse. Okei. Meil on pika pakk juba täis. Nagu näha, siis mind ka ei halastata.
appi, see on tõesti not funny, aga me jälle unustasime kanad välja lasta. Oi, tere, tipud, teie ka siin. Sorry! Kuulge, vabandust, ma luban, et see ei ole taotluslik. Minu suurimad vabandused. Läksime hommikul nii vara ära, et ma unustasin lihtsalt. I'm so sorry. Näete, 3 muna on. Ma ajasin kogemata 1 kana välja munelt. Nii, ma toon teile vett ja süüa. Ja siis vaatame edasi. On ju, teil on siin vett. Tõesti, palun väga vabandust. My bad. Okei, ma pean ütlema, literal, vau. Ma tellisin üleeile need asjad ja need on juba kohal. Ja ma ei taha ennast nagu häbistada, aga eile, kui ma hakkasin magama minema, mis Märten oli mingi hoolselt malju, see kujutetu krõvesu selg välja näeb, nii et see oli vist must have. Aga töökiire korralik. Nuusuta. Nätsu. On ju? Ja mulle meeldib. Mulle meeldib väga. Aga mul on selle komplekti taldrikud ja tassid. Köök on nii sossis. Appis oli luuletus. Ja ma tellisin meile uued joogiklaasid. Sest meil on kõik katki. Kohe oota. Vaata kui ilusad. Roosa glow'ga. Mille pärast ma olin nii tähelepanelik? Sa alati räägid, et sul päkavikud ei käi ega midagi, isegi ei vaata, kas käivad või mitte siis. See vä? Eile said koalasukid, räägi. What is this? Ossa, see karbike. Oh my god. See on mu teemant. Issand, see täpselt siuke. No nii. Tahaks, et sa mu juuksed tõstaksid küll selles. Nii beautiful. Mul on tunne, et mul ei tohiks dressid jalas olla. Mul peaks olema mingi... Oota, kas ta oleks viltu sul või? No, ikka nii on, jah. Ma nägin, kes oli Agne Vaher vist, näitas, et siukest kaelakeelt mingi Gold Time'i promos. Siis ma mõtlesin ka, et tahaks siukse peenikese ketiga teemandit. Ja. Täpselt, ma isegi teinekord tegin nii, et ma võin... Märten räägib oma raamatu toimetajaga küljendamisest. Väga tubli poiss. Ma kugun ennast korraks. Kohe tõusen püsti ja koristan köögi ära, sest lapsed tahavad piparkooke teha. See oleks ideaalne, sest ma tahan jah selle trükiga ära panna, sest ma olen ise ka minema. Pean hakkama tegema reelsi teate millest. Okei, vaatame, ju ta tegutseb kiiresti, seal pole tal midagi teha. Ei rohust. Okei, jah, tšau. Raamatud on alati ihihi ahaha, onju. Ma seekord võtsin ikkagi küljendaja, sest mul lihtsalt on nii palju, ise näete, meil on kogu aeg 101 asja teha. Ja siis ma lihtsalt olen siuke inimene, et ma ei saa, kui keegi ei tee nii, nagu ma tahan, siis ma olen jumal kettasse kohe. Ja siis sa pead mingi kirjutama talle, ütlema muuda see, sest minu maailmas on niimoodi, minu maailmas küljendades ka. Mingi asi on minu peas väga ilus, ma tean, mis ma tahan, ma lihtsalt ei viitsi seda teha või mul pole aega. Ja siis, kui ma saan tagasi mingi versiooni, mis on absoluutselt mingi teistsugune, siis ma olen nagu, mis osaga te mõtlete. Aga ühesõnaga, nüüd on küljendaja käes asjad, toimetajaga veel suhtlesin, ma ei tea, kui palju ma see nädal taga rääkinud olen. Sa näed nii hea välja praegu siin. Sina näed hea välja kogu aeg. Aga aitäh, Peelis. Ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda raamatujutu lõpetuseks, et nüüd on see kõige pingelisem aeg. Kujundus on tehtud, kõik on tehtud, tahaks nagu trükkikojaga suhelda, raamatupoodidega juba suhtlesin, Apollo rahvaraamatuga. Nüüd hakkan mõtlema, kus ma siis teen selle, mis asi selle esitluse, raamatu esitluse. Tead, kus sa võiksid teha või? No. Seal Puentas. Ja see on äge koht tegelikult. Ja söök oli nii. Nii et te võite meil kommenteerida ka, kas te tuleksite üldse mu raamatu esitlusele. Mina tulen. Kahekesti oleme. Ju Mark ka tuleb. No ikka Tuuli ja Margo ka ikka. Ja Kristina ka tuleks. Jah. Okei, kuule, aga teeme siukse töödejaatuse, mis kõlab kohutavalt meile mõlemale, aga ma teen selle köögi täiesti korda ja sina tee meie see, noh. See tööasi ära arvutis, telefonis. Mis? See 6. asi ära. Jah. Jah, aga ma pidin apteeki minema sulle tooma ja mingid asju.
juba läks üle see soov. ei läinud, aga tead, ma võin ise ka minna ju. Tee parem seda, mine apteeki parem. Kuule, Marta magab alles autos. Okei, ma lähen siis apteeki. Aasta lapsevanemad, Marta ei olnud autos, Marta on ammu toas. Kas teil soojaveekotti on? On. Paluks mulle üks, oi kui ilusad. Kas paljana või kampsunis? Kampsunis palun, paljana ei taha. Nii, siis on põder. Selle. Proovime jälle Andrei pildiga saada vaatajaid. Aga näed, siin ta on. Nii, ma panen lastele grillvorstid siia sisse või need väiksed bussid. Filmis must. Ei ole ju. Ma puhastasin ära selle. Ei ole. Sa oled siin veel vahepeal teinud midagi või? Jaa. Pole hullu, see on natukene. Ühesõnaga, viskan lastele vorstid siia sisse. Siis enne kui me hakkame seda riilsi tegema, ma pean jänese maja ära koristama, jänese pleisi. Ja siis I'm ready. Ma tegin köögi kõik puhtaks ja siis Malju tuli koju ja nüüd see on selline jälle. Nüüd peaks kõik kuidagi kappi ka mahutama. Juhe on väljas muidu. Mingi tiksumine siis tuleb. Võite lahti teha, vaadake kohe siis. No näed. Väga äge. Meile toodi lauamänge ja roose. Väga Oli, äge. kuidas see jänes käes. Me teeme, mõlemad teevad tööd. Töö üle koos. No saate lahti ja? Ei, see on gaasituud. Kas sa saad aru, et täna just, kui me olime Apollos, siis ma mõtlesin, et võiks mingid lauamänge osta. Aga tead, meil oli nii kiire. Kaart on No näed, vaata selle kohta öeldakse, küsimus sulle antakse. Insplay. Jaa. Ullala. Ma arvan, sul on mugav. Teil on käänid olemas, jah? Väga äge. Aga Marta, rahulikult, me ei ole siin. Wow, Alias, Marta, see on su lemmikmäng ju. Jaa. On või? Ja siukest Aliast meil ei olegi. Veame kihla. See mulle meeldib, kihla Mis sa vedada. leidsid? Õpime tundma. See on huvitav. Hilisõhtu, eriti karm oli. What? Kuule, muidu saad sa aru, ma olen kogu aeg unistanud, et mäletasime see perekond, kellel on nagu suur riiulitäis lauamänge. Meil on ainult mõned tegelikult, aga vaata, kui palju meil nüüd on. See on hea mäng. On või? No, Veel üks Alias. Oh my god. See on I know, jah. Oh, see Jesus Christ. Party Alias. Marta, see on sinu õnnepäev ju. Kuule, see on küll äge praegu, ausalt. Ka. Eesti mälumäng. Seda me peame harjutama hakkama. Minu plaan on selline. Paneme need praegu ilusti unnikusse. Ma lähen teen jänese puuri korda. Siis ma koristan kõik ära. Vahetan jäneseliiva, kassiliivad. Ja siis panen friikad ahju. Ja siis, kui me oleme ära söönud, ma ei tea, kas sa tahad piparkooki enne teha või mängida enne? Ja teeme piparkoogid ära ja siis samal ajal kui piparkoogid on ahjus, siis saame mängida. Aplaus. Palun ärge mind loomakaitsesse andke. Ma alustasin koristamisega, aga ma mõtlen, ma pean väikse before tegema. Because it's bad. Aga ma teen selle kohe korda. Kuule, mis teed? Mis vahid neid? Tegelikult on päris nõme niimoodi seista ja filmida lihtsalt, kui sa samal ajal koristad, aga eks meil igaühel on oma ülesanded siin. Võta kaasa need nüüd, Marta. Ja võtke oma need lindid siit kõik kokku, mis te jätsite vedelema. Mis te mängite üldse? Te olete nagu ämblikud, lasete niiti. Ja, aga korjake see kõik kokku ämblikud, eks ole? Jah.
Kuulge, miks te jätate selle siia? Kui ma just ütlesin, et koristage ära. Ma tahan pakkuda tagasi. No jaa, aga korjake see kokku, viige üles korrusele, palun. Muidu te unustategi selle siia, ma ju tean teid küll. Kõik läksid. see jänesepuur ei saa kunagi Nüüd õngu. üks Aga I am close. Siis see on nüüd jänestele. See on õuejänestele. Õuejänestele. See on mu eilne toit, nagu ma ennustasin. Ja see on toajänestele. Ja lapsed hakkavad nüüd viparkokku tegema. ei mõtle. Aga ma ei mõtlenud neid teha. No, sa pead natuke kõvemini peale suruma, jah? Rahulikumalt. Mis see näitab sulle? Uue selle ringi asja. Ma käin pidi. Ei käi. Oo. Vaata. No näed, ja kui sa nii jõuga teed, siis tuleb paremini laiali. On ju? Vaata. Ülejäänu ma söön seda. Sulle sööd niisama ära või? Jah. Ma arvan, et sul hakkab kõht valutama. No ise tead, sinu enda vastutab. Aga ma söön selle. Eks sa siis söö, kui sa arvad, et see sulle hea mõte on. teen Aga aru. kui kõht pärast valutab, siis I told you so, onju. See on ikkagi toorest haigen tegelikult. Ma tungi. Pealegi see jääb sul soolikatesse kinni ja pärast sul on valus kakada. Ma tungi. Meeldib see, et eile tüdrukud lapsed tegid kooki ja nüüd ma pean seda küürima siin enne, kui ma saan midagi siia sisse panna, sest ma ei tea, mis sinna tilkunud oli, aga noaga reaalselt nühin. Seda ma ütlen küll, et see keemia on ikka mega. Okei, ühte kohta jäi natuke veel kinni, aga pigem on see ikka mega hea. Nii. No näed, saitegi kõik pandud ilusti. Kes see tegi nii palju? Kuulge, tublid olete, aga peske siis käed puhtaks, ma panen need ahju. Ma puhastan selle laua ise ära ja aitab küll, onju. Vaadake ilusti asju, onju. Kas keegi oskaks mulle öelda, kuidas on võimalik, et tänane päev on kestnud 45,6 tuhat tundi? Kell on tegelikult 6 õhtul, ma korraks tegin saatusliku vea ja ma heitsin voodisse pikali, ma panin telefoni laadima. Ma praegu mõtlen seda, et selle Reelsi tegemise jaoks, mis mul täna vaja teha, ma peaks magamistoa korda tegema. Ma tahaks magamistoas filmida. Aga ma pidin ka meriseapuuri ära puhastama. Can I do it all? Tule mina tuppa ja Malju on siin ka kõik ära koristanud. Meil on veel vaja üks töö ära teha, üks Reels. Väga rits. Meil on vaja, oota, tegelikult mul on vaja meriseapuur ära puhastada, Reels ära teha ja lastega neid kurigi mänge mängida. Jah, nad hakkasid all kokku panema mingi seda anatoomia mängu praegu. Okay. Piparkoogid on ahjus, nõud said pestud. Ja nüüd, kui ma uue selle sain, siis sina võid ära minna minu juurest. Ja selle võid sina, kallis, viia pannituppa. Vaadake, see on küll nüüd äge. Vaata inimesed. Lapsed saavad õppida inimese keha kohta, anatoomia kohta. Isegi saad tegelikult, nii et no, see on küll kihvt. Vaadake, et te midagi ära ei kaota, eks ole? Pange ilusti kõik kokku. Ma ei suuda uskuda, et ma sain meriseapuuri puhastatud, ma sain lende vannitatud ja me saime selle Reelsiga ära tehtud. Saate aru, ma juba olin kirjutamas seda kirja, et kuulge, et me tõesti ei jõua täna, et kas sobib, kui me teeksime 9. Kas ma olin nagu ei, me teeme selle ära kohe ja me tegime selle ära. Aga nüüd Märten jäi Reelsi kokku panema ja ma olen literaali nälga suremas, lapsed sõitsid vahepeal grillvorste ja salatit. Mina koristasin samal ajal puure ja tegelikult ega ma ei tahagi eriti grillvorsti. Ma olen eilsest saadik olnud mega ubade isu. Ma armastan põiube. Ma olen täna söönud, tegelikult ma sõin pool grillvorsti ja siis ma sõin, kui me seal Happy Flies olime, seda liha. Nii et ma teen endale ube. Nägin TikTokis ühte retsepti, kus oli orru ja võijoa. Ma ei tea, mis siis on mingi segu. Ja ma tahan seda väga.
nii et see on see, mida ma teen. Avastasin just sahtlist pooliku paki kõrvitsaseemneid sellest päevast, kui ma tegin kõrvitsasuppi. Ma mõtlen, kui ma praen neid kõrvale, siis see sobiks äkki hästi. No näed, see hakkab ka kohe valmima. On kõht nii tühi. Dinner in bed. That's what she said. Kas maitseb? Ma üritan aru, mis see on. Märten alguses arvas, et see on mingi vana supp. No see näeb jah. See näeb väga ebaapetiitne välja, seda ma ütlen küll. Päris vürtsikas. On või? Panin ülivähe chillit. See on... Ma üritan aru saada, mis kuradi seakõrts see siuke on. See on porru, kanapuljong, sibulakoor, on tõesti, jah. sinep, chilli, fenneliseemned, Väga hea kusjuures. petersell või joad ja ma oma touchina lisasin ka need kõrvitsaseemneid, siis mul oli neid. Ma nägin TikTokis seda retsepti. See maitseb väga hästi, ma ütleks. Super. Nüüd me alt loelti sõnad peale, et kui me ära sööme, siis me peame hakkama lauamänge mängima. Ma panen parasjagu vlogiga kokku, sest muidu ma ei jõua. Reelsi tegid ära või? Jah. Ma ei saanud sulle airdroppida, sest said all. Kell on 8:30 ja ikka pole meie õudused läbi, sest et Lende soovib mida? Kakaod. Nägi poes siukest kakaod. Vaata seda selja taga. See on kirjutatud, et make milk. Jah, siuke. Tahad ka või? Ja. Nii, 2 teelusikateid. Sa ei pea lugema, sa tead, kui palju 2 on. 2. Okei, anna Martele ka. Ma ei taha nii palju seda maitset nüüd siis. Mulle meeldib väga maitset. Kuidas on? Anna Ugole ka. Palun. Appi, kui raske see pott. Palun. Appi. Oota, näite nende luban sulle natuke juurde. Pane maha see vespa. Aitäh. Nii, palun. Aitäh. Kuidas? Millega? Mis mõttes? Ma tahan ise segada. Ma juba segasin kahjuks. Mutta se kammela. Ütleme nii, et kakaost on see asi kaugel. Aga noh. Nagu paljas piib. On või? Jah. Palun öelge mulle keegi, et kas see kuradi päev ükskord otsa ka saab. Nagu see ei ole võimalik. Et see päev on nii kaua kestnud. Aga ometi see aina kestab. Ja kestab ja kestab. Peame pesu pesema panema. Või kuivama panema. Pesema juba panin. Siis ma pean veel lastega lauamängu mängima Because I Promised. Issand jumal. Mu lemmik on nüüd see, et ma panin meriseapesa. Oi, jumalaud. Ma panin meriseapesa, selle meriseapuuri pesa panin siia pesso. Ja mulle tundus, et see ei ole üldse heinane, aga see on väga heinane. Oh my god. Deposse ja nööri. Ma lubasin Martale, et me mängime lauamängu, et ta tõi mulle selle hilisõhtune eriti karm alijas. Esiteks ta ei oska lugeda, nii et ta peab uue mängu valima, aga teiseks siin on siuksed sõnad nagu tupp, pärak, peenis ja G-punkt. Number 4. Liiguta enda tegelaskuju 4 kohta edasi. Okei. Ma ei tea, kas sa tead selle vastust, aga ma küsin. Peale toidu närimist
allaneelamist, seedimist ja toitainete imendumist jääb seedeprotsessi viimaseks ülesandeks väljaheited kehast väljutada. Milline on inimese väljaheidete ehk kaka meditsiiniline termin? Ja nüüd ma loen sulle 3 varianti, sa pead arvama, milline. Ekskremendid, fekaalid, mustus. Mustas. Ei ole. Fekaalid. Fekaalid, just, fekaalid on õige. Ole lahke, ma eeldan seda. Tervisliku eluviisi jaoks on vaja enda keha liigutada. Puuduta seistes 3 korda enda varbaid, aga põlvi ei tohi kõveraks lasta. No nii näita, mis sa tegema pead. Nii. 1, 2, 3. No tubli. Tubli. Kuule päris hea, polegi küsimused, võid tegema ka midagi. Enne tegi kätekõverdusi. Väga kihvt. Nuku peale. See ei ole. See on nuku. See on nuku. Okei. See on nuku. Okei. Siseelundid. Inimkehas paiknev soolestik lagundab toitu ja säilitab endas vajalikud ained. Vahel, kui kõht tunneb nälga, siis ta teeb häält. Kuidas seda häält kutsutakse? Kas kõhukorin, luksumine või rõhitsemine? Kõhu korisemine. Jah, Õige. ma ütlesin krogisemine. Ma tahan, et mu kõht krogiseb. No, Hästi nagu